said ju aru. Millal ja kunas jõulunäidendi traditsioon alguse sai? Jõulunäidendi traditsioon on tegelikult Jakobsoni koolis olnud aastatest 1960-70. Siis, kui meil oli gümnaasium, siis igal aastal gümnaasium lavastas jõululaul näidendi ja see oli nende jaoks nagu küpsuseksam. Vaadati, mida nad on lavale toonud, milliseid nalju nad teevad, milliseid teemasid nad tõstatavad. Jakobsoni koolis pärast seda, kui gümnaasium meie koolist ära läks, sai jõulunäidendi traditsioon alguse 2012. Ja see algas tegelikult sellest, et oli üks väga vahva ingliskeele rühm, kellega me tegime tavalisi ingliskeelseid näidendeid 5. klassist alates. 5., 6., 7. klassis. Ja kui saabus kätte 8. klass, siis me ingliskeelseid näidendeid ei teinud ja siis tuligi mõte, gümnaasium on läinud, võtame siis ja teeme siis jõulunäidendi. Ja siis kõigepealt me tegime 8. klassiga, siis järgmine aasta me tegime 9. klassiga, kui nemad ära lõpetasid, siis võtsime järgmise lennu ja niimoodi see traditsioon alguse sai kuni siiamaani. Kuidas just teie sattusite jõulunäidendit lavastama? Ma arvan, et see oligi õpilaste inspiratsioon ja minu enda entusiasm. Milline näeb välja jõulunäidendi päev teie jaoks? Ma ei saa öelda, et on olemas jõulunäidendi päev, on jõulunäidendi kuud ja nädalad, sest nagu kõik kirjutavad teavad, siis me alustame juba oktoobris, novembris jõulunäidendi kirjutamisega ja kõige pingelisem on loomulikult detsembrikuu, kui me siis alustame jõulunäidendi proovidega ja siis iga tund, igal päeval on vähemalt 45 minutit, kui me proovi teeme, aga lisaks sellele me kohtume vahetundide ajal, et probleeme lahendada, et arutada, kohtume ka pärast tunde, et parandusi teha, nii et detsembrikuu ongi peaaegu nagu üks pingeline päev. Kas teile meenub ka eredaid hetkeid jõulunäidenditest kunagi? Iga aasta jõulunäidend on eriline ja igal aastal jõulunäidendil on väga eredad hetked. Aga mida esile tuua on kahtlemata aasta 2020, kui oli meil COVID ja kui me saime 1,5 nädalat enne viimast koolipäeva teada, et kool pannakse kinni. Aga meil oli ju planeeritud niimoodi, et jõulunäidend on kooli viimasel päeval. Ja siis oli küsimus, mis me teeme, et kas me võtame videosse või me õpime ta 2 päevaga selgeks. Ja õpilased otsustasid, et me õpime 2 päevaga selgeks ja see oli täiesti hullumeelne, aga me tegime selle jõulunäidendi ära ja see oligi sisuliselt ainus jõuluüritus, mida tollel aastal koolis teha sai. Meenutage jõulunäidendi kirjutamist. Ma mäletan, et me panime selle mitme peaaegu kokku. Ma tean, et ma olin üks nendest, kes ka kirjutas tegelikkuses. Tegelikult see tuli üsna kiirelt või ruttu, sest et jõulud on mingi teema, mis mul endale nii tohutult on alati meeldinud ja kui mul oli võimalus, et davai, ma saan ka kirjutada midagi, siis ma olin nagu okei, teeme ära. Muidugi mul oli kodust ka veidikene abi, sest et 9. klassi õpilasena võib-olla ei oska nagu kõige peale mõelda või kontseptsiooniliselt või süžeeliselt vajasin veidikene abi, aga ma mäletan, et see oli päris äge protsess seda kirjutada ja siis pärast ka teiste kirjutajatega siis kõik teosed kokku panna, et see oli siuke põnev protsess, jah. Mina mäletan seda, et meil oli suur tahe kirjutada, aga meil plaan pidevalt ka muutus. Proovisime nullist ise ideed välja mõelda, lõpuks võtsime vist mingi filmi aluseks ja koos tuumikrühma ning õpetajanna abiga kirjutasime selle kokku. Kas teil on ka heredamaid hetkeid? Kõige eredamad hetked on muidugi päriselt selle näidedi ettekandmine koos oma paralleelklassiga. Klassidega, sest see positiivne tagasiside, mis me saime õpetajatelt, mis me saime üksteiselt ja see ühine hea tunne, ma arvan, on kõige eredam. Ma üritasin kodus mõelda ka, et mis me tegime või kuidas me olime ja ma tean, et proove oli päris palju, et me võtsime väga palju aega aulas, kas siis klassidega ja siis pärast kõik koos lennuga, sest et ju osalema päevad tegelikkuses kõik. Hästi palju tantsu oli, ma mäletan. Ja tegelikult oli päris naljakas ka, et kõik võtsid seda nagu mitte kui kohustust, vaid ka mingit vaba ja veetmise viisi, et meil oli kuidagi hästi ühtne klass juba nagu nii ja nendega koos töötada oli mega tore ja naljakas, ma mäletan. No kõige paremini on ikkagi meeles selle etenduse päev, kui me seda ette kandsime.
et siis oli kõige rohkem seda nagu saginat ja elevust ja mulle tundus küll, et kõik olid väga valmis lavale minema ja ma usun, et tegelikult juba võib-olla mitte päris kohe esimesel etendusel, aga juba teisel etendusel kindlasti ka need, kes alguses võib-olla olid väga kinnised, juba nagu toodult nautisid oma seal seda olekut ja tõesti, et lihtsalt lõbutsesid laval. Mis soovitusi te annaksite tulevastele jõulunäidendi kirjutajatele? Läheneda loovalt, mis võib kõlada lihtsalt, aga tegelikult on päris keeruline ja lihtsalt mitte olla kinni esialgses plaanis, sest võib-olla tuleb parem mõte jooksvalt. Kindlasti tekitada endale mingisugune tiim, et kõik asjad ei oleks ainult ühe inimese õlul, sellepärast et ühel hetkel seda tundub lihtsalt ja seda ongi muidu liiga palju ja kui seda kõik koos teha, jagada kõik ülesanded omavahel ära, siis tegelikult see protsess on ka palju meeldivam ja palju nauditavam kui see, et ühe peale jääb siis nii kõik tehnilised osad kui ka kirjutamine ja korraldamine ja kõik asjad, et kindlasti tekitada endale nagu usaldav tiim kõrvale. Ja. Kui tarvis tähti taevast alla toomas sõida, igas paigas aina kuulsust võida, kas või tiigrit paita ja seegi siin ei aita, kõigist julgem olen ma.